Lapset taas tulla ei saa,
lühike aeg pikk on maa. Kuldil hundi teas, vedelil lendes reas. Kuldjuuksed peas. Valgel laual rätiku all palab leib. Madal on uksepiit, lapsed on läinud siit, neid lahku oodates neid. Kõrgel taevas madalad suitsunud laev. Trepil on valget lund, kuud on teist varget tund, ootamist tiksumas aeg. Aknatest illelist jääd, mis sa sealt vaatad või näed? Tulema keegi kord peab, kui ta veel teed siia teab. Linnas on siiledaid teid, on seal ka magus on teid. Kuidas sa lendaks maad, juured on sulges maad. Nemm ja suuvad, nemm ja suuvad. Valgel laual rätiku all palab leib. Madal on uksepiit, lapsed on läinud siit, neid lahku oodates neid. Kõrgel taevas madalad suitsunud laev. Trepil on valget lund, kuud on teist varget tund, ootamist tiksumas aeg. Valgel laual rätiku all palab leib. Madal on uksepiit, lapsed on läinud siit. Leib jahtub oodates neid. Hea põhikooli lõpetaja, hea õpetaja, lapsevanem ja külaline. Ikka juunikuus, ikka enne suvist pööripäeva on aeg lasta lendu noored inimhinged, kellel esimene koolikogemus, mille kestus küll 9 aastat, on olnud lihtsalt lendu. Inimene ei suuda ise lennata. Kuigi sajandite vältel on seda püütud teha, ei ole see kuidagi õnnestunud. Küll aga on inimene õppinud kõrgeid tippe valutama, et proovile panema, veendumaks, et jõuan ja suudan. Tänaseid lõpetajaid võib nende 9 kooliaasta vältel võrrelda mäkke ronijatega või mägedes ringi uitajatega. Nende teekond mäejalamilt tippu on olnud äärmiselt erinev. Kellel otseteena, kellel keerulise teena, kellel mööda kaljuseina üles ronimise, libisemise, peaaegu kukkumise, siis taaskord haaramisega päästvast õlekõrrest, uus pingutus ja jälle edasi ronimine. Öeldakse, et inimesed on oma südames üldiselt sarnased selle piirkonna maastiku ja kliimaga, kus nad üles kasvasid. Need, kes elavad mere ääres, on nagu oja, mõõn ja voog. Nad lahkuvad, naasevad, liiguvad pidevalt ja avastavad uusi kaldeid. Nende sõnad ja armastuslood on nagu nende sõrmede vahelt voolav vesi,
mis on pidevas liikumises. Mägedes elavad inimesed pidid võitlema õiguse eest seal elada ja niipea kui mäed neile allusid, hakkavad inimesed neid oma kodu kaitsma ja kui kaugelt näevad, et keegi olust nende juurde tõuseb, võivad nad teda vaenlaseks pidada. Küngaste inimesed vaatavad enne tervitamist kaua üksteisele otsa. Nad õpivad, harjuvad aeglaselt, kuid niipea kui kaitse eemaldatakse ja sõna antakse, on nende kogused sama tugevad kui mägi, millel nad elavad. Võrdlesin teid mägedes ronijatega nende õppeaastate vältel. Kas mäletate oma esimesi kooliaastaid või 6.–8. klassi, muresid, mis teiega oli ja rõõme, mis selle vahele mahtus ja äkki spurt 9. klassis. Spurt teadmiste mäele, eneseteostuse mäele, eksamite mäele ja kunstide mäele. Te saite järsku suureks, asjalikeks, kelle peale saab loota, kes oskavad olla esinduslikud, on see siis rahvusvahelistes projektides osalemine, erinevatel olümpiaadidel auhinnaste kohtade võitmine, spordivõistlused, eksamitulemused või pillimäng. Mäletan selgelt seda kohtumist, kui ütlesite välja oma eesmärgi lõpueksamiteks ja need soovid olid väga ambitsioonikad. Iga eksami lõppedes veendusime, et mitte asjata ei olnud teil olnud selline enesekindlus, sest ju sisemuses tundsite, et olete kasvanud sellise tulemuseni. Mõeldes kirjaniku poolt öeldule, igaühel on oma teed eesmärkide saavutamiseks, kellelgi läheb kauem, kellelgi kiiremini, aga kohale jõuab ikka. Selles lennus on noored, kelle kohta käivad kindlasti järgmised väited. Vastutustundlikud, tegutsejad, erudeeritud ja õpihimulised, heatahtlikud ja andestavad, ausad, põhimõttekindlad, musikaalsed, otsivad natuurid, mõistvad, ka kirstunaelad, aga kuissis ilma nendeta. Ja nii on nad tulnud. Ikka mägedest ülesse ja alla koos ja eraldi ja rõõmude ja muredega. On olnud hetki, kus teie klassijuhatajad on teel väsinud, vahel pahandanud, aga ikka edasi ühtinud. Ükskõik kui kõrge mägi ka poleks, võib iga selle nõlg saada teie rajaks. Mäeunistus on lennata ja lend on teostamatu, kuid tema unistus hõiub pilvekujul. Vaata mägesid ja mäed vaatavad sind ja me vaatame kaua üksteist ülitamata. Täna, armsad sõbrad, laskute te ühest mäest alla, et avada teekond uuele mäele, järgmisele tipule. Selle tipu valutamise kohaks võib olla see või mõni teine pool ja vahel võib tunduda, et miks peab see nii paganama raske olema. Mõelge siis sellele, et sinu kõrval on inimesed, kes kindlasti on nõus sind vastutasu nõudmata aitama ja toetama. Vahel võtma kinni käest ja tirima ülesse või aitama laskuda mäeveerust alla. Soovin sulle tänane mägironija head pealehakkamist oma uuel sügisel algaval teekonnal. Tänan teid, lapsevanemad, ja soovin jätkuvat armukust nende noorte toetamisel. Õnnitlen teid teie laste lõpetamise puhul ja soovin teile kõigile koos kaunit lendu kõrgetele mägedele. Tallinna Tehnikagümnaasiumi õppenõukogu otsus number 711 16. juunist 2022. Seoses põhikooli õppeprogrammi nõuete täitmisega ja lõpueksamite sooritamisega lugeda põhikool lõpetatuks ning anda välja põhikooli lõputunnistus järgmistele õpilastele.
9. A-klass. Marili Allik lõpetab põhikooli kiitusega. Säde-Helis Pärn lõpetab põhikooli kiitusega, tänukiri osalemise eest Erasmus Plus projektis, aktiivse osalemise eest põhikooli õpilasesinduses ja klassivälises töös, muusikalise tegevuse eest kooli puhkpilli, orkestri ja segakooritöös, esinemiste eest kooli aktustel ja kontserditel, kooli esindamise eest spordivõistlustel. Tristan Ruut lõpetab põhikooli kiitusega, tänukiri osalemise eest looduse ja keskkonnaalastes projektides, aktiivse osalemise eest klassivälises tegevuses, muusikalise tegevuse eest kooli puhkpilliorkestri ja segakooritöös ning esinemiste eest kooli aktustel ja kontserditel. Inger Helmi Saar lõpetab põhikooli kiitusega, tänukiri kooli esindamise eest olümpiaadidel, aktiivse osalemise eest põhikooli õpilasesinduses ja klassivälises töös, muusikalise tegevuse eest kooli segakooritöös ning esinemiste eest kooli aktustel ja kontserditel. Silver Heinpalu lõpetab põhikooli. Liisbeth Hiis lõpetab põhikooli. Jan-Martin Järks lõpetab põhikooli. Aleksander Kala lõpetab põhikooli. Karmen Kask lõpetab põhikooli. Markus Johannes Kroon lõpetab põhikooli. Aaron Robert Lapp lõpetab põhikooli. Mikko
Marko Peetri, lõpetab põhikooli. Isabel Põldmaa, lõpetab põhikooli. Emma-Liisa Randveri, lõpetab põhikooli hinnetega 4 ja 5. Ardo Raudlam, lõpetab põhikooli. Tänukiri osalemise eest Erasmus Plus projektis. Martin Roosipuu, lõpetab põhikooli. Raimond Silland-Alonso, lõpetab põhikooli. Laura Teorein, lõpetab põhikooli hinnetega 4 ja 5, ainealane kiituskiri kunstiõpetuses. Grete Tiitmaa, lõpetab põhikooli, ainealane kiituskiri geograafias ja kunstiõpetuses. Gert Tolli, lõpetab põhikooli. Sander Toms, lõpetab põhikooli. Gert Rasmus Vabor, lõpetab põhikooli hinnetega 4 ja 5, ainealane kiituskiri geograafias, tänukiri muusikalise tegevuse eest kooli puhkpilliorkestri töös ja esinemiste eest kooli aktustel ning kontserditel. Heli-Liis Valman, lõpetab põhikooli, ainealane kiituskiri kunstiõpetuses. Üheksandat A-klassi juhatas pikki aastaid õpetaja Tiina Märdens Waterhouse. Lisaks klassi juhatamisele ka inglise keele õpetaja, suur aitäh talle sellest.
so weary when troubles come and my heart burden me. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can breathe. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Üheksas B-klass. Grete Kõster lõpetab põhikooli kiitusega, tänukiri kooli esindamise eest olümpiaadidel, osalemise eest õpilasuurimuste konverentsil, aktiivse osalemise eest põhikooli õpilasesinduse tegevuses. Rasmus Nurme lõpetab põhikooli kiitusega, tänukiri kooli esindamise eest olümpiaadidel, osalemise eest Erasmus Plus projektis, muusikalise tegevuse eest kooli puhkpilliorkestri töös ning esinemiste eest kooli aktustel ja kontserditel.
Greteli Allik lõpetab põhikooli. Tänukiri aktiivse osalemise eest põhikooli õpilasesinduse tegevuses. Andrea Serbe lõpetab põhikooli hinnetega 4 ja 5. Janeli Hanson lõpetab põhikooli. Mirele Kiisa lõpetab põhikooli. Ainealane kiituskiri vene keeles. Tiit Kivistik lõpetab põhikooli. Ainealane kiituskiri bioloogias. Christopher Koppen lõpetab põhikooli. Kaur Kusmin lõpetab põhikooli. Jaren Lissen lõpetab põhikooli. Ainealane kiituskiri ajaloos, tänukiri osalemise eest Erasmus Plus projektis. Leida-Riin Luuv lõpetab põhikooli. Hendrik Migur lõpetab põhikooli. Käsper Lugin lõpetab põhikooli hinnetega 4 ja 5, tänukiri osalemise eest Erasmus Plus projektis. Lõpetab põhikooli. Ainealane kiituskiri kunstiõpetuses, tänukiri osalemise eest Erasmus Plus projektis. Mirelle Piirsalu lõpetab põhikooli. Tänukiri osalemise eest Erasmus Plus projektis. Elisabeth Põld lõpetab põhikooli. Sireli Roosi lõpetab põhikooli.
põhikooli hinnetega 4 ja 5, ainealane kiituskiri vene keeles. Elisabeth Siht lõpetab põhikooli. Benjamin Sehves lõpetab põhikooli. Tristan Tõnu lõpetab põhikooli. Tänukiri osalemise eest Erasmus Plus projektis, tänukiri kooli esindamise eest spordivõistlustel. Markus Vana lõpetab põhikooli. Ainealane kiituskiri kunstiõpetuses, tänukiri osalemise eest õpilasuurimuste konverentsil, aktiivse osalemise eest põhikooli õpilasesinduse tegevuses. Karina Vaškinel lõpetab põhikooli. Tänukiri osalemise eest Erasmus Plus projektis. Pikki aastaid juhatanud õpetaja Virge Kabriks. On olnud valu ja vaeva, aga kõik on saanud lõpuni kätte.
keegi enam kuulata õpetajate digilaulu. Aga miks peab ikkagi arutama selle, alles te olite pisikesed kui hibuorgid, aga vaata teid nüüd, suured neiud ja noormehed. 6 aastaga jõuab ikka väga palju juurde. Ja meil õnnestus koguda tõepoolest 6 aastat, alates 4. klassist. Ka paralleelklass oli sama tee läbi käinud, aga meil on tõepoolest paralleelklass, sest meie teed on kulgenud suhteliselt paralleelselt. Siia 6 aasta sisse on juhtunud ja sattunud igasuguseid asju, sündmusi, alustades sellest, et me pidime mingi aja veeta teises koolimajas, kui koolimaja vahepeal ilusaks remonditi, siis tulime siia tagasi, saime siin oldud, aga siis tuli haigus peale, COVID-st räägime muidugi, ja eks see oli ka palju kaardid klassi, aga läbi me sellest tulime. Mina olen õpetanud 9. A-klassile alates 4. klassist inglise keelt. Nad on olnud sellest äärmiselt tublid ja mul on siiamaale meeles pisikesed niitsud. Meil oli alguses veel loomaaia tekstid. Kas keegi mäletab, kus on hiigel suured ämblikud? Aga tegelikult teate küll. No nii, ja siis oli meil igasuguseid inside joke ja igasugustest loomakestest, mida me praegu enam ei mäleta ja ei tahagi mäletada, eks ole. Aga siia me jõudnud oleme. Ja jõudnud ka päris eduka lõpetamisel. Aga sinna ei oleks mina ega meie üksi jõudnud ja siin juures tahan ma tänada lapsevanemaid kõigepealt. Samuti suure hiiglasliku töö tegi enne mind ära algklassi õpetaja Solvi Kaljumäe, kelle juurest ei olnud väga keeruline enam edasi minna 4. klassiga. Ja samuti tänan oma kolleege, kõiki, kes on võtnud vaevaks ka natukene mahajääjaid järele nügida. Ja samuti ka koolijuhtkonda, kes on meid aidanud ja toetanud selles töös. Minu poolt olekski nagu kõik. Võtan ikka mahalugemist ka natukene. Armsad lõpetajad, kallis 9. B-klass, austatud direktor, lugupeetud aineõpetajad, külalised, kallid lapsevanemad. Iga aasta saab kord ka kooliaasta läbi. Ma olen püüdnud neid tundma õppida selle pika 6 aasta jooksul. Ja loodan ikka, et see on õnnestunud ka. Millised te siis olite? Õppimises olite ikka edasipürgijad, sooviga teada saada. Teil on olemas oskused vajalikul hetkel kokku võtta endast maksimum anda. Vahel olid vajalikud ka kindlad reeglid ja valmis vormitud tõed. Vahel olite muretud, vahel ka kriitilised. Vahel tahtsite niisama juttu ajada. Oma südames olite te alati heatahtlikud ja südamlikud. Ma meenutan rõõmuga meie toredaid ja meeleolukaid rahvamatku, ühiseid teatris käimisi ja kinokülastusi. Mul on tore, et alati sellest ka kõik nagu kaasa lõite. Ja seda rõõmuga. Uhkusega meenutan teie kõrgetasemelisi etteasteid kooli jõulupeol. Pillimäng, laul, luuletused. Tegite isegi raadioteatrit selle sama aula laval. Aga ainult tantsunumbritega te ei tahtnud esineda. Hästi emotsionaalsed olid,
spordivõistlused, jõukatsumised paralleelklassiga. Südamlikud olid vestlused teie kõigiga eraldi, muredest ja rõõmudest. 9. B-klass. Soovin teile tulevikus õigeid valikuid, toredaid inimesi enda ümber. Teie ettevõtmistes rõõmsat meelt. Aitäh teile. Teie klass väärtevõte. Head koolilõpetajad, head lapsevanemad, õpetajad, koolijuhtkond, hea koolipere. Täna on pidupäev ja peopäeval peab olema rõõmus. Ja ma vaatan teid, olete kõik kuuluvad. Ma ei tea, et kas teeb muret see, et kui juba mõtled, kuidas edasi minna, ma võin rääkida sellest kooliteest edaspidist või nii-öelda ootavast suvest, siis tõenäoliselt ma pean teile ütlema, et pool kooliteed on käidud. Miks pärast pool? Sellepärast, et 3 on ees ja pluss ülikool teebki 8, nii et 9 olete praegu käinud. Palju rõõmsamaks teil näod ei läinud. Aga suvi, no palju teine teema, kannile, kohe palju rõõmsam. Teate, tegelikult te olete väga tublid. Vaadates lapsevanemana, kuidas ka minu lapsed nende 2 aasta jooksul said hakkama, suuremad ja väiksemad, üks vanem tütar lõpetab just keskkooli. Kui ma oleks pannud ennast nende asemel või teie asemele, siis ma ütleks, et tõenäoliselt ma ei oleks saanud hakkama. See, mida te pidite läbima nende 2 aasta jooksul, see, mida pidid läbima meie vanemad, mina kui vanem, meie õpetajad, see oli midagi erakordset. Ja te saite hakkama sellega kõik. Te saite hakkama, te olete siin, te olete võitjad, te olete tublid. Ja selles suured aplausid ja kindlasti väärib. Ole hea. Eluteekond on, ma arvan, sama muutlik kui meie Eesti kliima, et täna on väike homme pikem. Ja tegelikult elu enam nii ongi. Üks päev on parem, teine päev on tuulem. Ja tegelikult võib eluteekonda võrrelda ka ülekäigurajaga, mida ka igapäevaselt ületate, tulles siis kooli, mis on märgistatud valgete mustade triipadega. Ja tihtipeale ma toon näite, et see valge triipade ületamine, see sümboliseerib seda head päeva, head tunnet. Ja see tumedam pool on see, kui sajab vihm. Aga see ongi eluteekond ja igapäevaselt on seda teed vaja minna. Ja ma soovingi teile, head sõbrad, head noored, et neid valgeid triipe teie selle teekonnal oleks palju rohkem kui neid tumedaid, nad oleks laiem, suurem. Ja võib-olla te seda tumeda poole peale väga satuks. Aga iga selline kogemus, mida võib-olla ei ole positiivne kogemus, teeb teid tugevaks. Ja ka need 2 aastat on teinud just teid tugevaks. Ja ma arvan, et ka see edaspidi aitab teile palju lihtsamalt minna edasi. Ja lapsevanemad. Noored kasvavad ja ma jällegi räägin oma kogemusest. Tihtipeale selgub ja ka see lapsevanem väga rohkem, kes noorest aru ei saa. Et mul on veel väiksem, kes läks 5. või läheb 5. tema veel saab täiesti aru ja nii emast kui isast. 7. klassi poiss. Ja siis see vaheperiood, meil on siis juba gümnaasiumi aste ja lõpetamine. Ega seal ka väga nagu seda arusaama ei ole, kus see lapsevanem midagi jagab. Selle kohta on üks anekdoot, ma arvan, et võtan lihtsalt teile kokku, et noor jõuab teatud ikka. Ja ta rohkem nagu ei leia lapsevanemaga, teksid oma isa-emaga ühiskeelt, vaatab, et ikkagi nad ei saa mitte millegist aru. Läheb natuke aega mööda ja kuidagi see ühiskeel leitakse uuesti ja siis laps teeb järelduse. Aga vaadake, on ikka küll need ema-isa arenemisvõimes.
nii et jõudu teile selles töös. Ja veel kord, palju õnne teile kõigile, olete tublid ja edu meile. Aitäh, aitäh! Võtan sõna 9. klassi nimel. Lugupeetud direktor, külalised, lapsevanemad, õpetajad, head lõpetajad. On kätte jõudnud aeg, kus meie, üheksandikud, olemegi jõudnud oma esimesele tõelisele teelahmele. See kooliaste täna läbi. Siia jõudmiseks oleme näinud ohtralt vaeva ja pisaraidki, aga ka rohkelt naeru ja lõbusaid hetki. Oleme olnud kõik need 9 aastat püüdlikud, et saavutada edu nii kooliasjades, spordis, muusikas, kui ka oma vanemate ja õpetajate hulluks ajamises. Kõik siin istujad võivad olla uhked nende saavutustele, sest need aastad on meid kujundanud ja aidanud meil leida just selle, kes tegelikult oleme. Siit edasi oleme valinud igaüks esimest korda ise oma tee. Me oleme võitjad. Võitjateks on meid kasvatanud meie õpetajad. Meie esimene klassijuhataja Solvi Kaljuvee, kes pani aluse kogu ülejäänud hariduslikule teele. Õpetaja Tanel Sauna, kes õpetas, miks mitte minna Soome ümbriku palka teenima. Õpetaja Anne-Mai Raidjõe, kes tegi selgeks meile ka kõige keerulisemad matemaatilised valemid. Ja mitte vähemat tänu meil on ära teeninud meie vanemad, kes on meid hoidnud ja toetanud, õppinud meiega poole ööni ja kuulnud kell 9:30 õhtul, mul on homseks tammelõhusid vaja. Mitte alati ei ole see koolid olnud sile ja lihtsalt käidav, aga teadmistega meie Tehnikagümnaasiumist ning kasvatusega kodust oleme läbinud ka kõige sügavamad augud ja kõige käänulisemad kurvid. Suur tänu teile! Mina võtan sõna 9. B-klassi poolt. Lugupeetud õpetajad, lugupeetud direktor, kallid õpetajad ja külalised. Olemegi jõudnud põhikooli lõppu. 9 aastat põhikoolis on ainult töised ja kiired. Igal ühel meist on olnud oma tõusud ja mõõnad. Aeg on küps, et vaadata, mis edasi saab. Elus me saame 3 haridust. Ühe vanematelt, teise kooliõpetajatelt ja 3. elult. Me oleme oma haridusteedega alles alguses. Paljudel on gümnaasiumi valik tehtud, kuid kindlasti on ka neid, kes vajavad otsustamiseks rohkem aega. Nende aastate jooksul oleme kokku puutunud paljude õpetajatega. Hea õpetaja on nagu hea artist. Alustuseks peab ta äratama publiku tähelepanu ja alles siis saab asuda tundi andma. Soovin tänada nii artistlikke õpetajaid suunamise ja aitamise eest. Eriline tänu klassijuhatajale Viive Kabritsale, kes on pidanud meiega vastu 6 pikka aastat. Kes on sumbanud meiega koos raba- ja metsamatkadel, viinud meid teatrisse ja kinno, harinud muuseumites, toetanud meid koolis ning hoidnud kõrgel klassikaimu. Soovin kõigile õpetajatele, et teid tulevikuks kõik laabuks. Edu saavutamiseks pole olemas mingit saladusi. Ainsad asjad, mida vajame, on põhjalik ettevalmistus, kohusetundlik töö ja õppimine lüüasaamistest. Edu ei ole kunagi lõplik, ebaõnnestumine samuti mitte. Oluline on, et jätkuks julgust edasi minna. Soovin head pidupäeva ja puhake suvel ka. Ja nüüd me tahame tänada oma õpetajaid, aga palun vanematel istuma jääda, sest soovime tänada oma armsaid õpetajaid.
oleme jõudnud oma aktuselt sellesse kohta, kus selles koosseisus päris viimast korda laulame koos koolilaulu ja palun selleks kõikidel püsti tõusta ja kaasa laulda. Seinad meid hoida ei suuda, varsti miski meid hoida ei saa. Ja neid väljasid maailma muuda, ise hoian siis maailma. Need seinad meid hoida ei suuda, varsti miski meid hoida ei saa. Ja neid väljasid maailma muuda, ise hoian siis maailma. Kuid õnnenud peab olema aja, milles seisab see maailm koos. Rahvas rakkaid ja õnne on vaja, kui kõik jääb korraga koos, kui võrgui teile koos. Need seinad meid hoida ei suuda, varsti miski meid hoida ei saa. Väljasid maailma muuda, ise hoian siis maailma. Need seinad meid hoida ei suuda, varsti miski meid hoida ei saa. Väljasid maailma muuda, ise hoian siis maailma.
enne silma kinni ei pane, enne lipsuma lahti ei saa. Kui käes on maailma vanem ja springer kui paremas peos, olin räppides kihutan alla, elu kiirden ei kaota ma pead. Ega maailma uks mulle valla, olen õnnelik ilusa hea, olen õnnelik ilusa hea. Seinad meid hoida ei suuda, varsti meid hoida ei saa. Lähen välja siit maailma muuda, ise hoian siis maailma. Seinad meid hoida ei suuda, varsti meid hoida ei saa. Lähen välja siit maailma muuda, ise hoian siis maailma. Ja olemegi jõudnud sinna punkti, kus on aeg öelda, et kõik. Ma palun lõpetajatel püsti tõusta. Välja ma siis valmis panna ja arvutame 9. A-klassid ja vanemad siin nii kaua elavad rõõmsalt kaasa ja kui viimane lõpetaja on väljunud, siis võite samuti kõik koolimaja ette kõnnida ja minna.